Tere kaunisest õhtupoolikut Arhitektide Liidust. Tänases kavas on meil 4. lugu loengutsüklist Tulevikku kujutledes. Tänase loengu teema on imagosfääri kehtestumine. Ja meenutame siin, et eelmine kord me vaatasime uue digitaalse projektsiooni voolavat perspektiivi, mis on täiesti uudne ja ei ole midagi taolist enne kujutavas projektsioonis näha olnud. Siis vaatasime projektsiooni tunnetusõpetuslikku olemust, millised abstraktsioonid ja reduktsioonid toimuvad sel puhul, kui me kasutame teatud tüüpi projektsiooni. Eelkõige vaatasime Filippo Brunelleschi ajalis-ruumilist kontiinumit, aga siis ka Johannes van Eycki. Siis vaatasime perspektiivi domineerivat positsiooni ning lõpuks uuesti tulles digitaalsesse maailma oletasime, et peatselt saabub teistsugune võõrandunud ruum, mida populaarsed arvutimängud ja oma protagonistidega loovad mängijatele ja mängude vaatajatele. Tänases ülevaates püüaksin kasutada imagosfääri mõistet, vaadates selle hübridiseerimist, kondenseerimist, mutatsiooni või degradatsiooni, ühtlasi devalvatsiooni ning lõpuks ühte teoreetilist hoiatushüüet. Ka selle loengu puhul meil on võimalus kasutada kujutava, ütleme niimoodi, poeetilise kujutise tähendusanalüüsi selleks, et vaadata, millised sündmused praegu siin meie keskel digitaalses reaalsuses toimuvad. Ja just täna vaadates Guardiani oli seal taaskord deepfake näited sellest, kuidas AI-d panevad täna liikuma mis tahes pildi, kujutavad sellele igasuguseid emotsioone ja just nimelt ajaloolised organisatsioonid olid pahased, et me saame oma surnud sugulaste pilte panna liikuma nii, nagu me seda ise tahame. Deepfake ei ole muidugi mingisugune uus nähtus, aga nüüd hakkab ta jõudma tõepoolest masstootmisesse. Ja selles masstootmises avaldub ka massiliselt üks uus omadus, kui prantslane Niepce esmakordselt tegi esimese daguerreotüübi, siis oli see kõige objektiivsem projektsioon või kujutluspilt sellest ruumist, mis asub meist väljaspool. Ja pärast seda fotod ja videomaterjalid muutusid lahutamatuks tegelikkuse kirjeldamise viisiks. Ei ole möödunud rohkem kui 200 aastat ja kujutised, eelkõige sarnased fotodele kujutised ja videod on muutunud kõige vähem usaldatavateks tunnistusteks või kõige vähem usaldusväärseteks materjalideks. Ja mis näitab omakorda, et on tekkinud tõsine ühtesulamine fantaasia ja tegelikkuse vahel, eriti kui me kasutame selleks kujutist. Ja täna vaataksimegi, kuidas digitaalses ülekülluses kujutise olemus muutub. Aga siia ette üks väikene sissejuhatus. Ma olen siia toonud 3 pilti, mis mulle on jätnud sügava mulje ja aitavad neid kujutisi ka võib-olla lahti dešifreerida selle imagosfääri seisukohalt, mis võiks olla praegune olukord ja kuhu me võiksime jõuda. Kõige esimene on kahtlemata see tore lõvi. Atif Said tegi selle pildi juhuslikult sekundeid enne seda, kui lõvi teda ründas ja ta pääses autosse põgenema. Ja ma vaatasin seda pilti internetist, ta tuli ja mõtlesin, et väga huvitav. Ma ei ole kunagi näinud lõvi sellise kurja, aga hiiglasliku kassi näoga. Ja järele mõeldes muidugi ei ole siin midagi üllatavat, sellepärast, et sellise näoga lõvisid näevad või oskavad neid kirjeldada pärast väga vähesed inimesed. Ja enamusel ei ole neist kaasas fotokaamerat või ei oska nad võib-olla seda isegi üles tähendada pärast sellist kohutavat vaatepilti. Kuid me oleme kõik harjunud lõviga tavalises olekus ja selline on lõvi väljanägemine kujutistel. Kuid selgub, et taoline kujutis nüüd tagantjärele mõeldes on ka eelnevalt kasutusel olnud.
Siin on Berliinist Mesopotaamia või Assüüria paari tuhande aasta vanused lõvi skulptuurid, mis peavad valvama palee väravates ja uste orvades, et pahatahtlikud külalised ei siseneks. Ja me näeme, et need inimesed juba teavad, mismoodi lõvi välja peab nägema, kui ta on tõeliselt tige. Nüüd see lõvipilt andis mulle teatava edasimineku võimaluse, luues uusi tähenduskontekste selle pildi vahetusel või selle pildi energiast lähtudes nendele kujutistele, mis ma olen juba näinud. Teine selline poliitiliselt aktiivne pilt, eriti praegu, on Aleksei Navalnõi ja tema abikaasa pilt, mis ilmus TASSi veebilehel. TASS iseenesest nimetusena on ju väga imagosfääriline, sellepärast et Vene riik on tagasi võtnud nõukogude aegse uudisteorganisatsiooni nimetuse, tõsi, nimed seal sees on muutunud, aga see lühend TASS püsib ikkagi. Ja 14. aastal aprillikuus Kremli ametnik Timur Prokopenko helistab TASSi juhatajale ja ütleb, et sellist pilti tohiks näidata. Miks te teete selliseid asju, et näitate Hollywoodi ja edukust Navalnõi puhul? See viis mind mõttelise katseni, et olgu, kui Kremlile ei sobi, et TASS näitab sellist pilti, millised siis võiksid olla need pildid, mis sobivad sellel uudisteagentuuril näidata. Ja mõtlesin teha väikese eksperimendi ja valisin Google'i otsingumootoris TASSi pildid Navalnõi kohta ja võtsin esimesed 3 pilti tegemata nende juures erinevaid valikuid. Ja nendest 3 pildist, mida ma kohe teile ka demonstreerin, näeme me, missugune võiks olla kujutisviis Aleksei Navalnõist Kremli meelse maailma käsitluses. Mitte just väga sõbralik ja mitte just väga tark mees. Nüüd aga jõuame kujutiste võib-olla et kõige radikaalsema eksistentsiaalsuseni, kus al-Baghdadi pilt avaldus ja see ülemine joonis seal ongi Charlie Hebdo viimane tweet, mille nad tegid, mis tõi kaasa toimetuses veresauna. Nii et piltide või kujutiste, ütleksime täpsemalt siis poeetiliste, visuaalsete kujutiste energia on tohutu. Ja kui algupäraselt pildid on olnud raamatukogudes, kunstisaalides, entsüklopeediates, sellised uurijad nagu minu pooltki laialt kasutatud Ervin Panovski vaatab neid, uurib neid, loeb sadu ja tuhandeid artikleid ja raamatuid ja paneb nendest kokku teatava mustri ja näitab, kuidas kujutised toimivad, kuidas nende tähenduskompleksid tekivad sellele visuaalsele kujule, mille nad on saanud. Digitaalses maailmas olukord muutub suurusjärgu võrra, kui mitte mitme suurusjärgu võrra. Ja ma julgeksin väita, taaskord empiirilise spekulatsioonina, et kõigile kujutistele tekib latentne tähendusplahvatus. See ei ole veel plahvatanud, kuid niipea, kui kujutis on sisenenud digitaalsesse võrgustikku, niipea on tal võime, kui tal see energia on, ka plahvatada. Nüüd, see latentne tähendusplahvatus haarab sisuliselt endasse kõik võimalikud tähendused, mis keegi kogu maailmas vaadates seda läbi digitaalse interface'i ehk ekraani siis, vaadates seda kujutist, sellele konkreetsele kujutisele võib anda. Loomulikult siin selle pildi karikatuuri puhul on tegemist teatud suunatud tähendusenergiaga. See pilt on tehtud selleks, et pahatahtlikult või heatahtlikult kritiseerida või kuidas ma ütlen, nalja teha ühe poliitilise tegelase arvel. Nüüd see tähendusenergia võis olla heatahtlik, võis olla pahatahtlik, vaatamata sellele sai selle pildi tulemusel kogu kontekstis see tähendus niivõrd energeetiliseks, et see tõi kaasa mitme inimese surma. Mis tähendab seda, et kujutised sellisel kujul võivad võtta tohutu energia. Nüüd, autori tähendusenergia siin võis olla, või võiksime ka nii öelda, on täiesti vastupidine nendele
tegutsejatele, kes selle pildi tulemusena läksid ja tapsid hulga inimesi. Nüüd võib juhtuda selline olukord, kus me kasutame mõnda kujutist, mille tähendust me ei tea ja mille tähendus võib ulatuda pikkade aegade taha. Nii nagu mina olin selle loengu alguses kasutanud Isakse Niiluse skulptuuri. Siin me võiksime rääkida vähemalt 3 autori suunatud tähendusenergiast. Esimene on see tundmatu Rooma autor, skulptor, kes tegi taolise skulptuuri, ta tegi võib-olla neid isegi mitu Niilusest, andis talle teatavad atribuudid ja kuna me ei tea sellest mitte midagi, siis on meil väga raske ka öelda, milliseid tähendussuundumusi või millist tähendusenergiat ta selle skulptuuriga püüdis luua. Teiseks autoriks kahtlemata on Michelangelo, kes kujundas selle väljaku, võttis paavsti käest need 2 skulptuuri, paigutas need ka Kapitooliumi väljakule, linnavalitsuse ette sellisel kujul. Ka siin me päris täpselt ei tea, milline on nende taust. Kunsti ajaloost võivad muidugi seda tähelepanelikult uurida ja tuua mitmeid erinevaid kontekste ja needki elavad oma tähenduskihistustes selle maailma ümber. Ning lõpuks mina võtsin selle pildi, täiesti juhuslikult pildistasin ja pärast vaatasin selle olemuslikku tähendust ja jõudsin tulemuseni, et seda on väga hea kasutada tuleviku-uuringute loengutes, sellepärast et see meenutab meile tänaseid nutiseadmeid ja mobiilseid printereid. Nüüd, selles jadas on mitmeid erinevaid suunatud tähendusenergiaid, siis vähemalt 3 erineva autori poolt. Ja päris täpselt me kõik ei tea. Küll võib aga öelda, et see sama skulptuur kannab endas veel pikemaid tähendusahelaid või selliseid nagu komeedisabana tähendusliikumisi, mis võivad olla vormilised või võivad olla kontseptuaalselt tähenduslikud. Näiteks on Niiluse käes kornukoopia ja kui me kornukoopiat lähemalt uurima hakkame, siis ma siinkohal ei taha sellele pikalt peatuma jääda, sest see on ajalooline teema, siis me leiame tõeliselt energeetilise ja vägivaldse, nii vormilise kui tähendusliku seose, seksi, vägivalla, viljakuse, kõigi nende inimlike nähtustega, mis haaravad endasse tohutu energia. Ja terve omaette loengu võib sellest genealoogiast pidada. Nüüd needki tähendused osalevad automaatselt tänu digitaalsele maailmale on meil võimalik need ka ükskõik kellel tahes on vähekesegi aega või tahtmist võimalik need tähendused üles leida. Ka need muutuvad selle latentse tähendusplahvatuse osadeks. Nüüd päris kindlasti võib öelda, et paljudel inimestel või paljudel interneti kasutajatel tekivad vastandlikud tähendussuunatused. Nii nagu me seda näeme ka Charlie Hebdo karikatuuri puhul. Ja kui me võiksime oletada, et need tähendused siis üksteist tasalülitavad, siis ma pakun välja spekulatsiooni, et vastupidi, mida vastuolulisemad või mida vastu suunatumad need tähendus energiat on, seda võimsamaks kasvab see latentne tähendusplahvatus ja kui see latentne tähendusplahvatus saab viraalseks, nagu tänapäeval öeldakse, kui sellest pildist saab üleüldiselt kasutatud meem, siis muutubki ta üleüldiseks ja see tähendus tõepoolest seal ka plahvatab. Nii et kujutis omandab täiesti teistsuguse oleku, kui me anname talle võimaluse levida peaaegu et lõpmatus hulgas kujutise koopiates, mis on meile kättesaadavad muidugi ekraanide vahendusel. Ja nüüd vaataksime võib-olla esimest tihendust ehk hübridisatsiooni. Kujutiste tähendused hübridiseeruvad. 1987 Moskvas olles raamatupoodi külastades vaatasin ma ühte piltpostkaardi kollektsiooni. Ja mulle tundus see kaane pilt juba nii põnev, et ma ostsin selle endale. Tahtes siis teada, millega on tegemist. 87 Nõukogude võim hakkas juba vaikselt lagunema, aga ei ilmutanud veel mingeid nõrkuse momente. Ja see kujutis viis Juri Gagarinist, kelle te siin pildi postkaardi peal ära tunnete, kahtlemata pälvis tähelepanu just oma erakorralise ülesehitusega.
Alles nüüd uuesti neid loenguid tehes ja selle pildikomplekti uuesti välja võttes, nüüd ma avastasin, et kahtlemata on siin tegemist ka alkeemiliste sümbolitega, nagu kuu ja päikese konjunktsioon või kuu ja maa konjunktsioon, millest sünnib ühelt poolt siis Juri Gagarin ja teiselt poolt maa ja kosmose omavaheline suhe. Kõik see kujutamisviis ulatab üsna sügavale kujutiste ajalukku. Siia on nüüd pandud osa nendest piltpostkaartidest ja üles ehitatud siis see kirjeldus järgmiselt. Vasakul pool me näeme selliseid muinasjutulisi ideaaltegelasi, päris orjast talupoega lendamas, nii nagu Leonardo da Vinci seda kavatses teha, lendavat vaipa kangelastega. Ja paremal pool me näeme ajaloolis mütoloogilist käsitlust. Ehitatakse rakette, kosmonaudil on seljas selline tore võimas talaar võidulipu moodi ja alumisel pildil siis ilmselt kirjeldatakse ka Juri Gagarinit koos võidusümbolite ja atribuutikaga kuni revolutsioonilise sõjajõuni välja, kus Putjonovkates ratsavägi ründab ja punalippude lehvides võidab kõik enda teel. Ja keskmised kujutised on mõnevõrra teistsugused ja ühte nendest me oleme juba näinud, nad meenutavad teatavat mandala või maagilise ringi kontsentreeritud, tsentreeritud ülesehitust. Ja seda me eelmine kord vaatasime koos ühe 15. sajandist pärit ikooniga Novgorodist ja me näeme, et paljudki nendest ikoonil kujutatud olekutest leiavad ühtlasi äratundmist ka sellel pildil. Ruumiliselt väga huvitavalt on Kremli müürid on pressitud selliseks tasapinnaliseks kujutiseks, kuigi neil on teatav ruumiline vorm. Kõik tegelased, kes on tulnud Gagarini võitu või sõitu tähistama, on kaar ja pool ringina ümber selle. Nad koosnevad teatud gruppidest, siin me näeme võib-olla, ma tõlgendaksin neid kui kommunistid, teadlased, rahvariietes eri rahvuste esindajad, kosmonaudid, pioneerid ja üleval siis ringina kogu maailm tuleb nendega kaasa ja kõige tähtsam muidugi viisnurk seal üleval. Nüüd, kui me vaatame juba seda riietust nendel tegelastel, siis me näeme, et need ei ole tavalised pintsakud, vaid pigem sabakuued, need ei ole tavalised viigipüksid, vaid meenutavad 19. sajandi keskelt Londoni ja Pariisi härrasmehi, kus püksijoon ei ole mitte viigiga seotud, vaid näitab jalakuju ja nii edasi ja nii edasi. Kaasa arvatud siis tõepoolest see ruumilisringiline ühelt poolt ja inimvormiline keskosa või selle tsentri haaratus teiselt poolt. Ja Rumeenias nägin ma sellist huvitavat kloostri seinamaalingut, kus siis on kujutatud viimane kohtupäev. See viimane kohtupäev on kujutatud Kreeka ja Vene õigeusu traditsioonilises viimase kohtumõistmise vormis, kus kohtumõistja ei ole veel saabunud. Tegelikult ta võib olla nii Kristus kui antikristus ja tema vasakul käel on siis põrgu, mida me siin ei näe ja paremal käel on ära valitud need, kes saavad ära valitud viimasel kohtupäeval. Ja siit, kui me nüüd loemegi, siis kiriku slaavi keeles me tunneme siit üht kui teist ära. Näiteks see alumine koor on hor mrtüron, ehk ma tõlgendaksin seda kui märtrite koor. Üleval on prohvetite kool, pühakute kool, seal tagapool, mis mul pildilt on välja jäänud, on ka naiste koor ja koor või koorilisus, koora tegelikult, siis see eriline liikuv Kreeka ruumi tähendusmõiste on siis kasutusel siin selleks, et neid erinevaid usu osalisi siis reglementeerida. Nii nagu seda oli ka mõlemal nii Juri Gagarini ikoonil kui 15. sajandi ikoonil. Ja see ei vaja pikemat seletamist, Madonna lapsega loomulikult on kõigile selge. Ning lõpuks siis selline fantastiline ajaloolis poeetiline võidu sümboolika. Nüüd paratamatult on siin juba nüüd hübridiseeritud üheks ja samaks nähtuseks nii religioosne kui teiselt poolt teaduslik.
Ja kui ma lähemalt uurisin siis seda kujutamisviisi, siis see kujutamisviis tuleb kloostritest ja väikestest maalingutest, kus ikoonimaal mitte ei surnud pärast revolutsiooni välja, vaid moondus natukese papier-mâché dooside maalimiseks, millel on musta põhjal ilus värviline lakkeeritud pind, kus siis on kujutised ja see sama vana ikooni traditsioon ujub uuesti 87. aastal välja ja võtab sellise hübriidse moodusse, just nimelt nende postkaartide näitel võiksime me seda öelda. Nii et on võimalik, autoritel on võimalik kujutisse paigutada erinevaid tähendussuundumusi või tähendusenergiaid, mis võivad ka olla üksteisele vastupidised. Ja kui me läheme siin vene näitega edasi, mis on väga hea, sellepärast et vene kujutisviis on alati olnud poeetiline ja maagiline. Teda, nii nagu eelmine kord ka öeldud, kreeka ja vene käsitlus pildist, ikoonast ei ole kunagi desakraliseeritud, nii nagu seda on tehtud kujutisega ladina kultuuris. Ja kui 2004 hakkab Venemaal poliitika teisenemine, siis asutakse ka uute poeetiliste kujutiste tootmise juurde. Ja näiteks nende kujutiste puhul me võiksime selgelt öelda, et eesmärgipärane poliitiline hübridiseerimine siin võtab kommunistliku regaalia, võtab selle kaasa poeetilise latentse tähendusega, aga samal ajal lülitatakse kommunistlik käsitlus ajaloolise kontseptuaalse tähendusena, lülitatakse sealt välja, kuid säilitatakse nõukogude aegne nostalgia, energia ja selliste võimsate visuaalsete kujundite kasutamine kogu selle kujutispildi loomisel. Siis võime rääkida ka veel poeetilisest hübridiseerimisest, kus mütoloogiline või maagiline võrdsustatakse teaduslikuga või me tahame seda natukese downgrade'ida, võime ka öelda, et muinasjutulise ja teadusliku võrdsustamine. Ning kõige lõpuks siis ka vastandite hübridiseerumine, eriti just siis, kui me võtame siin teadusliku käsitluse, sest rakett ei lenda ilma positiivistliku täpse teadmiseta, kuidas siis ikkagi välja arvutada ja milliste vahenditega see rakett lendu saata. Samal ajal on see ühendatud religioosse ja maagilise tähendusega, mis toimivad hoopis teistel põhimõtetel. Nii tekivad tähenduseitused või vastandlikud tähendused ühe ja sama kujutise raames ja sellisena võimendavad latentset tähendusenergiat. Nüüd me näeme 2004. aastal toimuvad mitmesugused protsessid nagu pressi- ja massikommunikatsiooni föderaalse agentuuri loomine Venemaal, teised Tšetšeenia sõja kestmine, mille taustal Vladimir Putin taas valitakse presidendiks. 2005. aastal luuakse noorteorganisatsioon Naši, mis toimis põhiliselt Moskva ümbruses ja nii palju, kui ma olen lugenud, siis on kuskil 2-4 tunni tee kaugusel Moskva kesklinnast, kuhu on võimalik sellised inimesed erinevateks manifestatsioonideks kokku koguda. Ja sellega seoses vaatan ma siin veel ühte hübriidset vormi, mis tänase päevani väga aktiivselt töötab ja siiamaani me aeg-ajalt näeme ka Tallinna tänavatel. Siis Riia Novosti ja noorteorganisatsioon ROSPM, mille tähendustki me enam ei tea, otsustasid siis luua sellise rahvaliku liikumise nagu Georgievskaja Lentočka ehk siis Püha Georgi lint eesti keeles, mis peaks olema mitte kommertsiaalne ja mitte poliitiline, kuid kahtlemata just nimelt seda ta oli ja ma olen veendunud, et ainult sellepärast ta ka loodi. Ka selle kujundi puhul on siis tegemist teatava vastandite ja erinevate energiate hübridiseerimisega. Me ei saa muidugi jätta märkimata, et seda pilti, mida siin kujutatakse, sellest pildist on mitu erinevat versiooni. Nüüd jällegi ei saa me viidata sellele, et me neid kusagilt ei leia. Kulus 2 minutit nende piltide leidmiseks, mille tsensorid siis vanal nõukogude ajal olid välja praakinud või ära retušeerinud, sellepärast, et ohvitseril, kes seda punalippu heiskavat soldatit seal üleval hoiab, on käekell mõlemal käel, mis tõepoolest ei viita väga, väga kaunitele protsessidele.
Georgi lindi ja Georgi ordeni asutas 1769 Katariina Suur. Sellise ordeni kõrgematele sõjaväelastele kui sõjalise vapruse tunnustamiseks. 1921 kasutab seda Aleksander Koltšak valgekaartlaste poolt ja kuni teise maailmasõjani oli võimatu, et Georgi linti keegi kasutaks. 2000 Putin asutab selle uuesti ja 2010 veel parandatud versioonist tuleb kasutusele. See käis koos kullatud mõõgaga ja siis sellise spetsiaalse lindina. Soldatitele tehti siis ka Nikolai kujutisega medal, mille lindi värvid olid ka sarnased. Nüüd 42. aastast on esimest korda näha, kui kasutatakse eelkõige siis mereväe puhul tuleb kasutusele uus lindi redaktsioon ja see on Gvardejevskaja lentočka, siis nüüd kaardiväe lindi nime all ja võetakse 42. aastast kasutusele. Ja nii ta elab siis 1796. aastast kuni tänase päevani. Ja selle lindi värvide sisse on paigutatud kõik need tähendused, mis siingi on kõigepealt. Võidu orden või medal, ma täpselt ei tea, siis Nikolai teise pildiga sõjalise vapruse medal ja ka Stalini pildiga medal, mis on omalaadne imagosfääriline selline kontsentratsioon või nukleus, kui me loeme naše dielo pravoje, meie asi on õige, meie võitsime, mis on omalaadne kahekordne tautoloogia või ennast kehtestav vormel. Meie tegu on õige sellepärast, et me võitsime sellepärast, et meil on õigus. Ja nii elab see lindike tänase päevani, kasutades kõiki neid erinevaid tähendussuundumusi ja lastes valida siis parasjagu välja sellise suunatuse, nagu sellele konkreetsele lindi kasutajale on vajalik. Siis mulle meenus, et võib-olla on seda juba kasutatud ka natukese varem ja mulle meenus Sergei Eisensteini film Soomuslaev Potjomkin 1925 tehtud, aga see on mustvalge film. Ja tõepoolest esialgsed pildid ei tuvastanud seda, et seal oleks samasugust lindikest kasutatud. 1950 oli üks plakat, aga suure tõenäosusega on siiski see plakat juba 1925. aastast. Mis tähendab seda, et see lint on siiski olnud ka pärast revolutsiooni teatud mõttes kasutusel. Ja 23. aastal kirjutab Leon Trotski artikli Viin, kirik ja kino ja kirjeldab seda, milliseks kõige paremaks propaganda vahendiks kõigis erinevates dimensioonides, tehniline, kultuuriline, loominguline, majanduslik, antialkohoolne, sanitaarne, poliitiline, milline iganes propaganda selleks sobib filmikunst kõige paremini. Ja esimene valdkond, mille Putin võimule tulles puhastab ja enda kontrolli alla võtab, on kahtlemata televisioon ja kohe pärast televisiooni ka kino. Nii et Georgi lindi puhul me võiksime siis öelda, et nähtava poeetilise imago kujul on siin imperiaalne võimu iha, sõjaväeline julgus, revolutsiooni eepika, stalinlik terror, kellele see meeldib ja nõukogude järgne nostalgia. Kõiki neid tähendusi on võimalik hübridiseerida sellesse lindikesse. Teiseks nähtuseks, mis natukese liigub Georgi lindiga koos, on kultusfilmid Vend 1 ja Vend 2. 1997 pärast esimest Tšetšeenia sõda tehti siis see ülipopulaarne film noorest mehest, kes tuleb sõjaväest tagasi ja kogu maailm on muutunud, selle on enda kätte võtnud Tšetšeeni maffia. Ja kuidas ta siis vägivaldselt selle vastu võitleb, on selle filmi üldine faabula. Ja 2000 tehakse sellele järg, aga huvitavalt on siin juba uued antikangelased. Need on afroameeriklased, vene juudid ja Ukraina maffia. Ja see film oletatakse, et toob esimest korda kasutusele laia tarbekaubana siis ukrainlaste kohta kasutatava sõnaühendi Banderovets. Stepan Bandera järgi siis. Nüüd selles filmis on ka üks lause, mis tegelikult
on olnud märgina ja sümbolina kasutusel siiamaani. Sevastopoli eest te sead maksate veel uuesti. Ja seda on korratud, selle filmi seest võetud sümbollause on siiamaani kasutusel ja oli ka õigustuseks kahtlemata Krimmi äravõtmisel ja seda tehakse jällegi nende samade Georgia ja kaardiväe lintide raames, millised moodustavad siis tähelepanu märgid või äratuntavad sõjaväelised kuuluvused, nii nagu siin ka Krimmi parlamendi võtmisel. Ning kõige lõpuks muidugi iga asi jõuab oma eituse ja naeruvääristamiseni, jõuab see ka massitarbe vahenditega, jõuab ka igapäevasesse ellu ja on antipood oma enese ülesehitusele. Selliseid hübridiseerumisi võiks veel, terve loengu võiks rääkida ka pronkssõdurist, millise arhetüüpiline taust, eriti just Kreeka ja Vene õigeusu arhetüüpikat arvestades on väga hästi näidatav. Ka siin on tegemist siis teatava viimase kohtupäeva või viimase sündmusega Anastasis siis ülestõusmine, Anastatooma, mis on vägivald. Iga viimane kohtupäev on alati seotud suure vägivallaga. Aga ma ei taha siin pikalt peatuda, lihtsalt viitan sellele, et öine vahtkond on oma nimetuse Notšnoi Dozor võtnud ka ühest propagandafilmist, mis valmib Venemaal ühe kuulsa raamatu järgi, Notšnoi Dozor on selle nimi. See on film siis sellistest nõukogude inimesi meenutavatest tavalistest inimestest, kes rahvamalevlastena patrullivad öösel tänavaid, et võidelda vampiiridega. Omalaadne uus KGB ja siis kahte seda maailma ühelt poolt maagide ja rahvamalevlaste maailma ja vampiiride maailma on siis dihotoomiliselt võrreldud, siis ühel on sellised pufaikad ja vanad nõukogude aegsed autod, aga teised sõidavad auditega ja käivad riides viimase moe järgi. Et selline poliitiline propaganda kahtlemata on olnud selle aluseks. Ja Sergei Lukjanenko raamatud Notšnoi Dozor ja Dnevnoi Dozor, neid on vist kogunisti 5 tükki, võtavad siis ka ja filmiski on kujutatud siis oma eeskuju poolsõjaväelistest organisatsioonidest või nende peakorteritest, seda mida siis Rembrandt on kujutanud öise vahtkonna maalil ja seda maailma. Nii et poeetiline kujutis võimaldab, kui ta on ajaloo kestel nii kaua, kui kujutis on püsinud, on propaganda kujutised olnud kasutusel, kuid nüüd kasutades siis seda kondensatsiooni, mille loovad digitaalsed võrgustikud, on võimalik seda suurusjärkude võrra võimsamini laiali saata, kasutada ja survestada. Ja meie loengu siin teiseks osaks vaataksimegi nüüd seda, kuidas need võrgustikud näiteks töötasid Facebooki puhul. Tänase päevani me leiame ikka jälle uusi pealkirju. Facebook ja Instagram levitavad vaktsineerimise valet. Facebook on kinni pannud president Trumpi kontod. Twitter ja Facebook on kinni pannud. Facebook ei näita enam Myanmari sõjaväelise junta saadetisi või siis Facebook on Austraalia uudistekanalid kinni keeranud, sellepärast et neil on vaidlus Austraalia valitsusega, kes kui palju kellelegi maksab. Facebookist on saanud üks võimas organisatsioon, kelle jõud on isegi nii suured, et maailma võimsamate riikidega võib ta vabalt vaielda. Ja kui me vaatame tema kapitalisatsiooni, siis see on järjekindlalt 18. aastast on ta tõusnud 497 miljardit, 789, 977. Ja nüüd siia vahele väike viktoriin. Ma loen ette ühe katkendi ja palun teil ära arvata, millal see on kirjutatud ja kes kirjutas. Vaieldamatult oli tema suurim saavutus psühhoajaloo valdkonnas.
Seldon avastas selle välja kui ei palju rohkemat ebamääraste aktsioomide kogust ja jättis selle kui väljapaistva statistilise teaduse. Olemuslik kõigis neis definitsioonides oli oletus, et käsitletav inimkonglomeraat on piisavalt suur tõeseks statistiliseks toimimiseks. Ja teine vajalik eeloletus on, et inimkonglomeraat ise ei ole teadlik psühhoajaloolisest analüüsist, et tema reaktsioon oleks tõeliselt juhuslik. Kuna meil on see väga ühepoolne, siis ma olen sunnitud selle kohe ära ütlema, et tegemist on 1942. aastal kirjutatud lühijutuga Foundation, tuntud ulmekirjaniku Isaac Asimovi poolt, eesti keelde on see tõlgitud kui Asu. Ja hiljem ta on lisanud sinna erinevad osasid, kuid see käsitlus Harry Seldonist, matemaatikust, kes suudab ühiskondlikke protsesse välja arvutada inimeste tegevuse põhjal, oli ette kujutatud siis 1942 juba. Ja selline nägi see kaas välja sel ajal, kui ta välja tuli. Ja kui ma seda ei oleks öelnud, et tegemist on Isaac Asimoviga, siis me oleks vabalt võinud kahtlustada, et tegemist on doktoritööga, mis käsitleb Cambridge analüütikat, kes rohkem kui 50 miljonit, täpsemalt öeldes 87 miljonit Facebooki kasutajat on ära kasutanud. Ja Media Digest on järele vaadanud, mismoodi toimib Facebooki ärimudel. Ja ma arvan, et see on väga õpetlik natukese vaadata ja aru saada, mismoodi see maailm toimib. Ja üldiselt rääkides on seal kahesuguseid reklaame. Ühed siis, mida kompaniid ostavad otse Facebookilt ja Facebook paneb nad üles, ning teiseks on siis bännerid, mida toodab Microsoft ja kelle käest saab neid bännereid osta. Nii et seal on siis kaks sellist avalikku reklaami ostmise ja tellimise viisi. Ja siis seletataksegi Facebooki lehel, kuidas reklaame saab tellida. Ja siin on ka näidatud juba esimene lause, võiks panna ohulipud nagu tõusma, et oot, mida siin siiski tehakse. Nimetage sihtgrupp, kellele te tahate siis reklaami suunata, valige järgmistest kriteeriumitest. Asukoht, sugu, vanus, märksõnad, haridus, töökoht, suhtestaatus ja suhtehuvid. See tähendab seda, et Facebook jagab kõik oma kasutajad väga selgelt nendesse kategooriatesse ja kindlasti veel palju suurematesse kategooriatesse, kellele spetsiifiliselt siis neid reklaame saata. Kuigi avalikult ei ole teada, kui suured need numbrid on, siis arvatakse, et 2008. aastal oli Facebooki aastane kasum siis umbes $300 miljonit. Tänaseks päevaks on see enam selgemaks saanud. 2020 oli see 85 miljardit USA dollarit. Ja siis ma vaatasin Eesti riigi eelarvet, mis kulutuste mahuga on vastu võetud 13 miljardit eurot ja see annab meile suurusjärgu mitut Eesti riigi eelarvet Facebook võiks üleval pidada. Nii et väikestel riikidel ei ole peaaegu midagi enam kaasa rääkida selliste hiiglastega nagu Facebook või Alphabet või Amazon. Nüüd lisaks reklaamile tulevad tuluvood ka sotsiaalsest informatsioonist ja seda väga ei reklaamita. Nimelt on olemas selline asi nagu Facebook küsitlus, kus organisatsioonid, grupid, igaüks, kes on huvitatud teada saama inimeste arvamust, saavad teha ühe küsimuse kaupa ja see kiire küsimustik tuleb siis ka vastustena ja iga vastus maksab. Ja siis võidakse nimetada, kui palju kompanii on nõus sellise informatsiooni eest maksma. Facebook saadab küsitluse tulemused otse neile, kes selle eest maksid. Näeb seda, et siin väga selgelt toimib otsene kasutajakonna väga täpne analüüs, kellele mida, kui palju ja mismoodi. Ja Facebook Insights on siis statistikateenus, mis kirjeldab aktiivsust, demograafiat ja reklaamide toimimist. Et siis kui mitu klikki sinna tõepoolest ka tuleb. Mis tähendab omakorda, et Facebooki ja kasutajate vahel tekib päris mitu kihti erinevaid reklaami ostjaid, müüjaid ja informatsiooni kogujaid.
kõigepealt siis see, mis on turgude ja Facebooki vahel, aga lisaks on ka kasutaja ja Facebooki enda vahel siis niinimetatud developerid, kes loovad äppe ja teevad mis tahes teenuseid, mis on Facebookiga seotud, aga ei ole konkreetselt tema all ja kasutavad seda informatsiooni just nimelt selles kihistuses. See kiht on täiesti silme alt kadunud, seda lihtne kasutaja Facebookiga suheldes tegelikult ei näe. Ja Mark Zuckerberg ütleb, et meie esmaseks missiooniks on teha maailm lahti ja enam ühendatuks. Ja nüüd on ta jõudnud siis järgmiseni, anname inimestele võime ehitada ühiskondi, ehitada sildu ühiskonnas, elada koos ja olla ühendatud. See on see mantra, mida ta iga kord lihtsakoeliselt kordab, aga 85 miljardit, mis kogu selle protsessi taga on, mis toob kaasa täiesti uued olukorrad, sellest paraku me saame teada ainult siis, kui spetsiaalselt hakkame seda kriitiliste meediaväljaannete poolt uurima. Nüüd küsimus siis, kuidas need 87 miljonit Facebooki kasutajad ikkagi Trumpi kampaaniasse sisenesid. Ja oletatakse, et see käis läbi Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, kes töötas Trumpi jaoks ja sai need andmed kätte. Doktorandina ja Cambridge'i ülikooli psühhomeetrika keskuse asedirektorina töötas selline tegelane nagu Mikhail Kosinski, kes koos oma kolleegidega 2008–2014 tegeles uurimisega, kus on võimalik tuvastada inimeste psühholoogilisi tunnuseid või profiile nende Facebooki laikidest. Nende mudeli tegevus oli illustreeritud sellega, kuidas nad suutsid ette ennustada uuritavaid vastuseid. Ja kui Kosinski jätkab tööd nendega, siis ta oli võimeline 10 laiki järgi hindama inimest paremini kui tema töökaaslane, 70 laiki oli küllalt, et ületada seda, mida sõbrad teadsid, 150 oli piisav, et teada, mida vanemad teadsid ja 300 seda, mida tema kõige lähem partner teadis. Nii et 300 laiki, 10–300 laikini oli võimalik luua iga Facebooki kasutaja profiil. Ja hiljem liigub ta siis edasi, Stanford Graduate School, Graduate Schooli organisatsioonilise käitumise professori kohale ja ütleb, et see on tõesti väga ohtlik, mis me teeme. Ja nüüd näeme me selles näituses veel ühte sellist kihistust. Kui me vaatame Cambridge Analyticat ja Trumpi kampaania koordineerimist, siis on siin üks ühendav lüli, kes on Steve Bannon, kellest saab hiljem ka Trumpi, nagu me täna hästi juba mäletame, Trumpi nõuandja. Ja Trump ühelt poolt ühendab Rebecca ja Robert Mercieri ja teiselt poolt siis juhatab sisse ka Trumpi kampaaniale Cambridge Analytica. Cambridge Analytica on tegelenud Inglismaa militaarsete organisatsioonide, eelkõige siis sõjaväe psühholoogilise ettevalmistusega. Nad on erafirma, kuid sealt nad liiguvad edasi meediakajastuste ja meediastruktuuri kajastamiseks valimistel ja Cambridge Analytica liigub väga kiiresti juhtivatele positsioonidele suurte kampaaniate puhul. Cambridge Analytica on ka Obama kampaania puhul annab nõu ja osaleb selles. Nüüd Rebecca ja Robert Mercier, nende pilte peaaegu, et kusagil ei ole ja kui täpsemalt uurida, kes siis on Robert Mercier, siis me saame teada, et ta on USA arvutiteadlane, kes on arendanud esimest tehisintellekti ja eelkõige tehisintellekti siis automaatse börsi müümise ja ostmise jaoks. Ja ta on Renaissance Technologies juht ja sellesse firmasse Renaissance Technologies on siis tegelikult koondunud see kasu, mille ta võttis selle esimese tehisintellekti ja börsi automatiseerimisest tuleneva kasu paigutamiseks. Nii et Renaissance Technologies ja Robert Mercier kuulub siis talle ja tema tütrele, nii palju kui ma olen kuulnud, aga kas see õige on, ma siin 100% pead ei julge anda, siis Robert ja Rebecca Mercier. Nüüd Steve Bannon on just see, kes võtab nende käest raha ja paigutab selle Cambridge Analyticasse. Ja nii juhtubki, et Alexander Kogan,
Vene-Ameerika uurija Cambridge'i ülikoolist, teeb siis ühe teatava viktoriini, me võiksime niimoodi öelda. Vahepeal muidugi Alexander Nix, nagu see skeem näitab ka, uurib Julian Assange'i käest, kas on võimalik Demokraatliku partei häkitud e-maile saada. Ja Alexander Kogan loob siis sellise viktoriini, mille nimi on This is my digital life. Ja selles osales kusagil siis 270 000 inimest Facebooki kaudu, aga kõigi nende inimeste nii-öelda seotud kasutajad muutusid seeläbi ka Alexander Koganile kättesaadavaks. Siis nüüd see Vox poliitika kirjutab, ühendage selline ettenägev võime botide armeega ja teil on väga võimekas propagandatööriist. Botid on isegi veel efektiivsemad, kui nad võivad reageerida momentaarselt vastavalt Twitteri või Facebooki trendidele, produtseerides suunatud postitusi, pilte, isegi YouTube'i videosid. Ja muidugi suurepärane kogu selle reklaami juures on see, et see postitus jõuab üksikisiku vastavalt profiilile, Facebooki profiilile, selle üksikisiku account'ile või kontole, püsib seal natuks aega ja siis kaob. Selles mõttes ei ole teda võimalik isegi kontrollida või näha, kust ta on tulnud ja kuidas ta on sinna tulnud. Ja nüüd ma veel katsun seda väga lühidalt teha, aga ma arvan, et see on niivõrd strukturaalne, et me võiksime selle kas või skemaatiliste strihidega läbi vaadata, mis siis sünnib enne Trumpi kampaaniat. Laialdaselt levis käsitlus sellest, et Vene häkkerid on osalenud aktiivselt selles ja Trumpi võimule toonud, mis tundus mõnevõrra ebareaalne. Aga vaadates seda dokumentaalfilmi, mida ma olen siin kasutanud, siis Trumping Democracy, võiks see väga robustselt see pilt välja näha selline. Robert Mercer läbi Renaissance Technologies ostab 10 miljoni eest Breitbarti, mis on Steve Bannoni parempoolne digitaalne uudiste kanal. Seda on võrreldud siis Huffington Postiga, mis on siis vasakpoolne ja liberaalid nimetavad seda siis ksenofoobseks ja rassistlikuks uudiste kanaliks. Siis ühineb selle kampaaniaga Cambridge Analytica, milles Bannon saab asejuhataja koha ja toob sinna Robert Mercerilt 10, kui ma ei eksi, 5 või 10 miljonit dollarit. Ja enne kui me edasi läheme, peame me siinkohal meenutama, et 2010 on tegelikult üks suur veelahe Ameerika poliitikas. Ja kui siiamaani Ühendriikide finantsseadused ütlevad, et kodanikud võivad annetada $2700 ja korporatsioonid võivad annetada $5000, siis vahepeal on ülemkohtus toimunud muudatus. Selle dokumentaalfilmi järgi on Mercer teinud siis jõupingutusi selleks, et sinna saada üks uus ülemkohtunik ja selle ülemkohtuniku häälega muudetakse finantsseadused järgmiselt, et lubatakse poliitilistes kampaaniates niinimetatud toetuskomiteesid. Toetuskomiteed esiteks ei ole päris täpselt näha, kes sinna maksavad ja lisaks ei ole neil piire, ei kui palju nad seda raha koguvad ega ka piire, kui palju nad seda kasutavad. Sisuliselt tekib limiteerimata annetuste vool. Nii et alates 2010. aastast on printsiip üks inimene, üks hääl asendatud täiesti uue printsiibiga $1, üks hääl. Ja nii öeldaksegi, et kui 2016 siis New Yorkeris kirjutatakse, 2016 kampaania ajal andis Mercer 22,5 miljonit salajaste annetustena republikaanide kandidaatidele. Ja siis on kirjeldatud, kuidas ka teised on andnud, vaatamata sellele seisavad Merceri poliitilised püüdlused täiesti eraldi kategoorias. Kasutades miljardäridest libertariaanide Charles ja David Kochi strateegiat, laiendas Mercer oma mõju suurusjärgu võrra võimsamalt, kombineerides lühiajalisi kampaaniakulutusi koos pikaajaliste ideoloogiliste investeeringutega. Niisiis, ja need olid siis Breitbart ja Analytica. Ta pani 10 miljonit Breitbart Newsi ja nendega
no siin on kirjutatud siis, et nende veeb segab kokku parempoolse poliitilise kommentaariumi lapsiku sõimu ja rassistlikud vihjed ja Bannoni juhtimise all juhatatakse sisse rassistlik must kuritegu ja selle veebi külastajate arv on 19,2 miljonit külastajat. Ning lisaks investeerib siis Mercier ka $5 miljonit Cambridge Analyticasse. Ja selle tulemusena näemegi me, et Valgesse Majja tuleb uus president ja tänaseks päevaks on siis nüüd tehtud kokkuvõtteid, miks ta sinna siis sattus ja vastus on väga lühike. Korporatiivne maks, me näeme korporatiivne tulu natukese tõusnud, alates 14. aastast vahepeal langenud, siis tõusnud, aga korporatiivne tulumaks on langenud drastiliselt. Peaaegu 40% koos oma kumulatiivsete efektidega. Kas see päris õige on? Jään jällegi vastusse võlgu, kuid fakt on see, et Trumpi maksukärped on suunatud eelkõige suurtele professioonidele, suurtele firmadele ja tõenäoliselt ka Robert Mercier lõikas sellest Trumpi valimisest suurt kasu. Ja alles siis tulevad Vene häkkerid Cozy Bear, siis tulevad Putini häkkerid trollifarmidest Prigožini näol ja võib-olla, et mõne võrra on nende mõju suurem siis otseste valede produtseerimisel nagu Brexit kampaanias, see sama buss, mis punaselt sõitis ümber Inglismaa ja teavitas kõigile valet, et 350 miljonit anname me naelu ära iga päev EUle midagi vastu saamata. Ja kui me vaatame siis Nigel Farage'i ja George Cottrelli, noort liberaali, siis Bosch George, nagu teda nimetatakse, siis selgub, et tema oli just see tegelane, kes vahendas lahkumiskampaaniale Moldin Konpanga ja VTB ja Alfa Panga raha selleks, et seda kampaaniat läbi viia. Ja meie hübriidne võidulipp lehvibki Brexiti kohal. 18. aastal, kui USA ründab trollifarme, pärast seda hakatakse uurima, kas on võimalik Venemaa internet lahti lühendada ülejäänud maailma internetist. Ja tänaseks päevaks ujuvad siis ka pinnale sellised tegelased nagu Aaron Banks ja Andy Wigmore, kelle sidemete uurimisel selgub, et kogu selle kampaania käigus on nad olnud väga tihedas seoses Venemaa ja Vene saadikuga Londonis. Selline oleks siis kujutluspilt, kuidas poeetilisi hübriidseid kujutisi on võimalik kasutada väga efektiivselt ja väga atraktiivselt, kasutades digitaalse reaalsuse peaaegu et piiramatuid võimalusi kujutiste levitamisel ja nüüd nagu selgub ka läbi Cambridge Analytica ja nende algoritmide ka väga üksikasjalikult neid laiali saata õigetele adressaatidele.